Tere, arvutitark taas vahendamas uudiseid infomaailmast ja teejuht arvutimaailma on meil stuudios Veiko Tamm. Tere! Tervist! Täna on meil esimeseks teemaks kõvaketastelt kadunud info taastamine. Seejärel aga vaatame lähemalt, mis peitub nime AIO ehk All-in-One taga ja seda MSI mänguri AIO näitel. Lisaks vahendame uudiseid arvutimängude maailmast ja meil on hea meel tutvustada ka meie saate uut tegijat, professor Protsessorit. Saate lõpus loosime veel välja ka mängu Watch Dogs võitja. Me teame, et kõvakettad on teinud väga suure arengu ja praegu on nad ülipeened, ülitäpsed riistapuud arvuti sees, kuhu meie väärtuslik info saab talletatud. Tuua väike näide, kui peen see asi on, siis ja kuidas see kõvaketta lugemispea liigub kettapinna suhtes, võib ilmestada seda sellise näitega, et kui lugemispea oleks sama suur kui Boeing 747, siis ta kruiisib 1 meetri kõrgusel maapinnast ja täis lennukiirusega 1000 kilomeetrit tunnis. Nii et sellistes riistades iseseisvalt neid lahti koukima hakata ja vaatama, kuhu me info kadus, kui kõvaketas suhelda ei taha, on võimatu ülesanne mitte professionaalile. Selleks aga, et tutvuda, kuidas seda siiski võimalik teha on, läheme me külla Hordisse ja saame täpsemalt teada, mismoodi see protseduur käib ja mida on vaja teha, kui teil juhtus õnnetus, kuhu pöörduda, kust abi saada. Oleme tulnud siia Tallinna Hordi garantiiosakonda ja meiega räägib Ralf Vanik, Hordi garantiiosakonna juhataja. Tere. Kindlasti huvitaks vaatajaid, et kuidas see asi üldse toimib. Kas selleks on mingi eraldi seade teil? Andmete taastamiseks on tõepoolest meil eraldi seadmed, PC 3000 tooteseeriast AceLabi seadmed, mida me siis kasutame andmete taastamiseks ja kõvaketaste diagnostika tegemiseks. Ja protsess näeb siis välja selline, et esmalt teostame kõvaketta diagnostika, mille järel me teeme kliendile siis taastamisel hinnapakkumise. Iseenesest diagnostika tegemine on tasuta, kui hind jääb kliendile kalliks, saab kõvaketta lihtsalt tagasi võtta. Ja kas te teete siis kõigile kõvaketastele taastust? Taastame ainult pöörlevaid kõvakettaid, et hetkel ei ole meil võimekust taastada SSD kõvakettaid ja flashmälu, vältmälu. Et siis ka USB mälupulga pealt asju kätte ei saa? Praegusel hetkel meil sellist võimekust ei ole, tulevikus on meil plaanis ka need seadmed soetada. Kui mul kukub näiteks kõvaketas maa, mis ma siis tegema peaks? Soovitav oleks ise kõvaketta taastamist mitte proovida, sest et tihtipeale kliendid ise avavad kõvakettaid, proovivad erinevaid nippe ja viivad kõvaketta sellega hullemasse seisu, kui see algselt oli. Soovitan sellisel juhul pöörduda kohe meie poole ja lasta teha kõvakettale diagnostika. Ja kuhu ma võiks siis viia oma kõvaketta? Kõvaketta võib Hordisse tuua kõikidesse meie esindustesse või siis otse Tallinna garantiiosakonda. Aga nagu ma aru sain, siis remonditakse neid siiski siin. Andmete taastamine praegusel hetkel toimub ainult Tallinna garantiosakonnas, et vahet ei ole, millisesse esindusse siis kõvaketas on toimetatud, jõuab see lõpuks ikkagi meile siia ja tegeleme me sellega siis siin. Aga kui kaua see aega võtab siis? Diagnostika tegemine võtab tavaliselt aega orienteeruvalt 1–2 päeva. Erandjuhtudel võib diagnostika tegemine võtta ka kauem, sellisel juhul me reeglina ka klienti sellest teavitame. Peale diagnostikat on meile siis teada ka selle kõvaketta täpsem vigastus ja võimalik hind, mis taastamiseks siis taastamise eest tuleb siis välja käia. Et mingit remonti selliste kõvakettale otseselt ei tee? Kõvakettaid otseselt remontida ei ole nagu võimalik, et teatud vigade puhul on võimalik kõvaketas viia sellisesse seisundisse, kus infot on võimalik kätte saada, kuid reeglina need kõvakettad ei ole hiljem enam kasutatavad nii nagu enne. Kas te saate näidata, mis üldse kõvakettaga juhtub, kui kõvaketas näiteks maha kukub? Laual on mul hetkel 2 kõvaketast, üks on siis 2,5-tolline kõvaketas ja 3,5-tolline kõvaketas.
Tavaliselt, kui kõvaketas kukub maha, siis lugemispea, mis loeb kõvakettalt informatsiooni, asetseb siis selle koha peal siin 2,5-tollisel kõvakettal ja platteri peal asuvas parkimisalas 3,5-tollisel kõvakettal, nagu sel näidisel, siis need lugemispead põrutavad vastu seda platteri pinda, millel siis kliendi informatsioon asetseb. Reeglina lähevad rikki lugemispead põrutuse tagajärjel ja sellisel juhul on juba infot üsnagi raske kõvakettalt kätte saada. Tavaliselt on vaja lugemispead asendada, kuid paremal juhul õnnestub infot lugeda ka ilma lugemispäid vahetamata. Et need seadmed, mida me kasutame andmete taastamiseks, võimaldavad meil lugeda infot ka ainult nende lugemispeade alt, mis jäid peale põrutust terveks. Et kui kõvakettal näiteks on 4 lugemispead, siis võib juhtuda, et ainult üks neist on vigane ja ülejäänud 3 on võimelised siiski veel infot lugema. Et sellisel juhul ei ole peade vahetamine vajalik. Sellist taastust kindlasti ei ole võimalik kasutajal nagu ise teha, ka ei ole mõistlik kõvaketast avada, sest et kõvaketas ei sisalda selliseid osasid, mis oleks kasutaja poolt hooldatavad või vahetatavad. Et selliste vigade puhul kindlasti pöörduda siis juba meie poole. Ja kui kõvakettal on veekahjustus ehk siis niiskuskahjustus, kas selle vastu on ka teil võimalik kuidagi? See oleneb nüüd olukorrast, et kui palju kõvaketas on kahjustada saanud, et üldiselt kõvaketas see vesi päris lihtsalt sisse ei pääse ja filter reeglina võtab selle vee kinni, et ka sellistel juhtudel on võimalik kõvakettalt infot taastada, aga iga juhtum on erinev ja tuleb üle vaadata juba siis, kui kõvaketas on meile saabunud. Aga mis sellest infost saab, et kuidas ma teie käest kätte saaks oma info? Informatsiooni kättesaamine pärast hiljem on siis kokkuleppeline, et oleneb, kuidas klient seda soovib, et saame paigutada selle info siis kas välisele kõvakettale või otse kliendi arvutisse. Ja lõpuks siis jääb kõige olulisem küsimus vast, et kui kalliks see võib maksma minna? Hind sõltub nüüd kõvaketta vigastusest ja konkreetsest olukorrast, et info ei kao alati ära sel põhjusel, et kõvaketas viganen, võib olla ka, et info on lihtsalt kustutatud või siis kehvemal juhul on juba suurem vigastus. Hind jääb tavaliselt hinnaklassi 100–300 eurot. Kergematel juhtumitel võib see hind olla ka alla 100 euro. Ütleme, kui on suurem vigastus, siis võib olla üle 300 euro. Veiko, kui tihti sul on tulnud taastada arvuti kõvaketast? No, päris sageli, kui arvestada, et tuttavad küsivad ka abi, siis tarkvaraliselt näiteks viiruse poolt ära söödud või ise ära pusserdatud kõvakettaid olen ma küll ja küll taastanud. Kui on aga tegemist juba raudaralise rikkega, pead on kannatada saanud, siis tuleb pöörduda ikkagi spetsialisti poole ja ma olen suunanud sinna, kes seda tööd korralikult teeb ja korralikes riistades. Just sinna, mida me siis äsja nägime, jah? Aga see arvuti, mida me nüüd tutvustama hakkame, sellel ei ole vist otseselt kõvakettaga probleeme? No selles mõttes jah, et ta on varustatud SSD seadmega, välkmälu andmemahutiga ja seal tõesti sellised põrutuse probleemid välkmälukettale midagi häda ei tee nagu kõvaketaste peadele. Küll aga tuleb mainida, et kui SSD-ga juhtub midagi, ta nii-öelda hapuks läheb, meil rikki läheb, siis sealt kahjuks selliste taastamismeetoditega ei ole võimalik infot kätte saada. Ja mõningaid meetodeid kuskil on, aga seda ei taha vist keegi teada, mis see maksab. Aga praegu tahame me sellest arvutist teada seetõttu, et ta on üks vägev mänguriarvuti, jah? Ta on jah AIO-de ehk kõik ühes klassi masinate esindaja ja kui senini olid AIO-d põhimõtteliselt hästi lahjad, hästi odavad sellised asjad, et ükskõik kas pangatellerile nina ette panna või kööki koduperenaisele retsepte vaadata, siis selle puhul on MSI ehitanud valmis täiesti võimsa masina, mis sobib ka mängimiseks ja mis on kõik see masin peidus selle monitori sees. All-in-one tähendab seda, et meil on monitori taha külge ehitatud kogu terve arvuti.
protsessor, kõvaketas, graafikakaart, kõik, mis on vajalik, lisakaardid, võrgud, wifi'd on kõik sinna sisse ära mahutatud. All-in-one juba, millal nad esimesed tulid umbes? No esimesteks ilmselt on siis iMacid. Ja. Kui all-in-one'idest rääkida. Ja need on juba väga ammu turul. Neid on teatavasti esimene mudel oli see, millel oli siis jala sisse ehitatud ja ekraan oli selle küljes, oli poolkaarekujuline jalg. Aga mänguri all-in-one'id või siis arvutid, kus midagi eraldi seisvat ei ole, on väga uus leietis tegelikult. Ja MSI on võib-olla tõesti juhtiv liider sellel alal hetkel. See mudel on ka nii, et ma ei tea, praegust vist veel Eestis teda ei ole, sellepärast et testiks saabus ta meile otse Hollandi peakontorist ja me saame teda juba näidata, aga ma usun, et esimestel sügiskuudel on ta juba koha peal ka olemas, kes tahab tellida. Ja, kui võtta tootevalikus, siis tavamudelit on juba olemas, mis on veidi nõrgemate näitajatega, aga seda mängurite versiooni veel saada kahjuks ei ole. Ja suurusvahemikus see siin nüüd on 24-tolline, aga võimalik on siis valida 22, 24 ja 27-tollise vahel. Ja nüüd võtame kiirame teda korraks külje peale, et näidata, kui õhuke see riistapuu tegelikult ikkagi on. Väga paljud tavalised monitorid ilma igasuguse arvutita on meil ka paksemad kui see riistapuu. Siin on tegemist Gameri mudeliga, tänu sellele ei ole see ekraan puutetundlik, aga tavamudeleid on olemas ka puutetundlike ekraanidega, mis tähendab seda, et me võime siia ette kuvada virtuaalse klaveri, mida me ekraani peal näpuga saame juhtida ja hiire asemel kasutame samuti oma näppu ning see tähendabki seda, et meil ei ole muud kui ainult see all-in-one'i ekraan ja toitejuhe, mitte mingit lisakolakat ei ole vaja lauale panna. Inimesed kasutavad tänapäeval tahvelarvuteid, aga kohati jääb nagu sellest veidikene väheks ja tahvelarvuti pilt on väga väike. Aga näiteks kui tahta köögis kasutada arvutit, siis kohati nagu on see, et sülearvuti võtab laua peal hästi palju ruumi ära ja siis nagu ja hiired klaverid, kui me tavalise arvuti paneme, on jälle ruumi raiskamine. Et selles mõttes kõik ühes arvuti ja kui ta on veel puutetundlik, siis ta tõesti võtab laua peal hästi vähe ruumi ja selleks hästi sobilik. Ja näiteks need puutetundlike ekraanidega, nad on hästi kergesti puhastatavad ekraanid, nii et ei maksa ka seda karta, et kui pereema toitu valmistades ka vahepeal tahab Facebookis ringi surfata või Twitteris säutseda, võib ta seda rahulikult oma näppudega teha, pärast võtab korralikult puhta kaltsu ja käib ekraanist üle ja kõik on nagu uus. Aga siin kuna on tegu mänguri versiooniga, on sees siis uus Nvidia graafika, jällegi 800 seeriast, 860M selle mudeli puhul ja see annab talle küllaltki tõsise jõudlusega mängudes. Millega ta näiteks võrreldav on, kui me võtame tavalisi graafikakaarte, mida kõik teavad lauamasinas? Lauaarvuti graafika ilmselt siis, kes on kuulnud uuemast 700 seeriast Nvidial, siis on 750 on vastav sellele graafikale, mis siin sees on. Ja siin on ka protsessoriks täpselt samuti reaalselt 4-tuumaline i7, mis selle hyperthreading tehnoloogiaga paistab meile kui 8-tuumaline protsessor ja kõvaketta asemel on ka siia pandud kompaktne, väike vähe energiat tarbiv 128-gigane SSD. Ja nagu ka MSI mänguri sülearvutid ja ka lauaarvutite emaplaadid, siis samuti on ka sellel arvutil sees killer võrk ehk siis samuti mängude jaoks optimiseeritud Wi-Fi. Ja tal on võimalus ka tavaline sabaga kaabel taha panna ja ka seal töötab see killeri võrgukaart. Ja samuti nagu mänguri sülearvutite juures me mainisime, et ei ole tegu odava asjaga, siis Gamer-seeria AIO ei ole samuti odav, eks ole. Karta on jah, et kui siis tavalisema all-in-one'i või siis AIO mudeli saab MSI oma laias laastus seal alates 1000 euro kandist, võib-olla 1200 eurot, siis mänguri omad jäävad kahjuks natuke kõrgemasse klassi, et ligikaudu 1500 eurot on nende hinnaks.
aga kes tahab endale nii-öelda köögimasinat, mingit väikest ekraani, siis seal on juba AIO hinnad täiesti arvestatavalt mõistlikud ja kui me liidaksime kokku suure kasti ja sinna juurde paneksime monitori, siis enam-vähem sinna kanti ta jääb ka. Et hind on tõesti võrreldav tavalise arvutiga, tõsiseks eeliseks on see kompaktsus. Ainukene võiks öelda AIO puudus on see nagu sülearvutil, et me enamikku juppe vahetada ei saa. Need, mis on paigas, me ei saa siia uut graafikakaardi sisse kerida. Me ei saa vahetada eriti lihtsalt protsessorit. Jah, et tegu on ikkagi valmis arvutiga ja on arvestatud siis selliseks kasutuseks. Aga kuna see on gaming läpaks, siis ilmselt sobib ta päris hästi näiteks kui on kohad, kus saab mängimas käia nagu LAN-partid ja näiteks ja samamoodi siis gaming kohvikud või mängukohvikud, nagu neid kutsutakse, ilmselt on huvitatud selliste seadmete kasutamisest. Neil on neid palju mugavam sealt siis üles seada ja kuna võimekus on päris hea, siis ei teki ka sellega probleeme. Nii et taas, kellel tekkis huvi sellise põneva kompaktse riista vastu, seadke sammud arvutitarka ja saate nõu ja jõuga abi. Ja meie väikesele kollektiivile on tulnud lisa professor protsessori näol, kellega te kohe ka tuttavaks saate. Millega see protsessor täna meil siis tegeleb? No tema võtab kätte ja demonstreerib sellist toredat asja nagu ekstreemne ülekiirendus. Aga siin on selline väike konksukene, et mitte iga protsessor ei ole ülekiirendatav ja mitte iga emaplaat ei paku võimalusi neid kordajaid näppida. Enamik nendest on lukustatud, sest muidu teada on, et nad ühe liini pealt tulevad, kuidas me saaksime siis 3 ja 5 tärnist konjakit erineva hinnaga müüa. Sama on ka nende protsessorite juures. Aga kuna teada on, et see ülekiirendamine on väga popp teema, siis on Intel välja lasnud kallimas otsas i5-tel ja i7-tel protsessorid, mille marginumber lõpeb K-tähega. See näitab, et nende protsessorite kordajad on lahtised. Me võime sellega mängida nii suurtes piirides, kui meie süsteem lubab ja kuidas see antud isend talub. Mitte iga protsessor ei talu erinevat või samasugust kiirendamist. Aga nagu teada, kui ta hakkab kiiremalt taktil tööle, hakkab rohkem eralduma soojust ja selline masin vajab kõvemat jahutust. Ja selleks, et minna nüüd ekstreemsete piiride taha, on vaja väga tugevat jahutust. Ja tema kasutab antud juhul selleks vedelat lämmastikku. Vedellämmastik teadupärast keeb temperatuuril -196 kraadi, ehk see on ülimalt külm, juba peaaegu selline kosmiline jahedus. Ja sellisel puhul on võimalik minna väga kaugele. Antud isend ei lubanud siin väga suurtesse ulmelistesse kõrgustesse veel minna, aga näiteks maailmas on tippkiirusteks protsessoritel saadud juba üle 8 GHz. Ehk ühesõnaga üle 2 korra normaalsest suuremad taktid on kätte saadud. Aga igal juhul professor protsessor on siis kohe järgnevas katses teel sinna võimsate tulemuste poole. Ja seda kohe näeme.
selline oli siis üks väikene ülekiirendamise katse, mis seekord muidugi Eesti ja maailma rekorditele lähedale ei saanud, stabiilseks kiiruseks jäi 5,5 GHz, kuid tavalise 4 asemel on see siiski väga-väga suur hüpe, aga kahjuks jäi 6 ja kõrgema megahertsi piirid püüdmatuks. No küll järgmine kord jõuab, aga meil on käes arvutimängude rubriigi aeg ja eelmises saates meil siin külas olnud GameStari esindaja Jaanus Kukk jätkabki just arvutimängude uudiste teemal. Kuigi Veiko, sinul kui mõnevõrra teistsuguste mängude austajal on vist ka uudis meieni tuua. MMO. Täna nimelt on MMO-de vallas väga kaua aega oodatud uue mängu Arcade lansseerimine. Alates tänasest võivad kõik minna veebilehele www.arcade.com ja tasuta alla laadida uue mängu Fantaasia maailmas. Selle kirjastajaks ja levitajaks Ameerikas ja Euroopas on Riftiga suurt populaarsust kogunud Trion. Mängulooja on aga lõunakorealane, mida ka kõigist nendest näha on nendest tegelastest, mis jätavad väga niisugused metroseksuaalse mulje, väga raskelt määratletavad, mis soost need kangelased seal ringi jooksevad. Üldiselt on tegu tasuta mänguga, milles on aga nii-öelda item shop, ehk sa saad igasuguseid vidinaid päris reaalsete dollarite eest osta. Ja ilma neid ostmata on sinu areng oluliselt aeglasem kui see, kui sult jälle natukene ikka raha välja lüpstakse. No tõeline tarbijaühiskonna mäng. Just nii. Ja GameStari mängudest siis lähemalt Jaanus Kukelt. Viimasel nädalal oleb mängutööstused lainet tulistamismärul Destiny. Mängude kirjastaja Activisioni täiesti uus IP on püstitamas rekordeid, tehes esimesel päeval Activisionile käivet tervelt $500 miljonit. Kindlasti hoiame teid kursis Destiny järgmiste nädalate arenguga ja vaatame, kui sooja vastuvõttu sai Destiny mänguritelt ning milliste numbritega võiks ta meid üllatada. Mäng ilmus 9. septembril Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 3 ja Microsoft Xbox One ja Xbox 360 mänguplatvormidel. And the strength of the wolf. Microsoft plaanib osta fenomenaalse mängude arendaja Minecraft developer Mojangi. Kui teil tekkis küsimus, et kelle või millega tegu, siis guugeldage mängu Minecraft. 2011. aastast tegutsenud mängude arendaja on aastate jooksul olnud mänge nii arvuti kui ka konsoolidele, suutes säilitada enda iseseisvuse. Aga kõik see võib peagi muutuda suure gigandi järjekordse haardelainendusega. Interaktiivsemad tugitoolisportlased ja erinevad spordimängude fännid võivad septembris rõõmustada. Electronic Arts toob meieni spordimängude kuningliku ala jalgpalli FIFA 15 nii arvutile, Nintendo Wii'le ja PlayStation Vita käsikonsoolile, kui ka eelmise uue põlvkonna mängukonsoolidele. Lisaks FIFA 15-le kostitas EA septembri alguses meid lõunanaabrite rahvusliku lemmikala NHL 15-ga ehk siis jäähokiga. Kui mängijad tahavad aga samastuda käimasoleva korvpalli MM-iga, siis selleks tuleb oodata oktoobri alguseni ja NBA 2K15 tulekini mängukirjastavalt Take 2. Eelmisel reedel ilmus Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution PlayStation 3 ja Xbox 360 mängukonsoolidele. Võitlusmängude kullafondi kuulub kahtlemata Jaapani ülipopulaarne Naruto mängude seeria ja nende värske osa Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Mitmed erinevaid tehnilisi uuendusi ja üle 100 erineva tegelasega PlayStation 3 ja Microsoft Xbox 360 ilmunud võitlusmäng toob seekord mängijatele täiesti uue Masashi Kishimoto poolt loodud tegelase. Salapärase tegelase ja tema viimaseni lihvitud võitlusoskus saate tunda mängus Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Eesti eelmise nädala müügiedetabelites figureerisid eelkõige Destiny, Sims 4 ja Watch Dogs.
meie tänane küsimus on, kes on Jaapani algupärase koomiksi Naruto loojaks? Ja õigesti vastanute vahel loosime välja PlayStation 3-le või Xbox 360-le Naruto Ultimate Ninja Storm Revolutioni. Ja saade ja arvutitark hakkabki seekord läbi saama. Etteruttavalt võib öelda, et järgmisel nädalal läheb siis loosi see mäng, mille pealkirja kordab üle Veiko, kes on selle väga hästi selgeks õppinud. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Nii, see on nüüd veel kord siis üle korratud. Aga sellel nädalal, enne kui head aega ütleme, peame ka loosima välja ühe mänguvõitja, Watch Dogsi mänguvõitja. Ja eelmine kord esitasime küsimuse, et kes on Watch Dogsi peategelane? Ja selleks on häkker Adrian Pierce ning õigeid vastuseid laekus meile 50. Aga Mari mängib nüüd Fortunat ja sikutab siit välja võitja ühe nime. Selle inimese nime, kes võidab meil selle mängu. Pille Käämer. Ja tuleb tunnistada, et suur osa vastanutest olid seekord küll mehed, nii siis palju õnne meie ühele vähestest naismängijatest Pillele. Teiega võetakse ühendust ja Watch Dogsi mäng on Pille oma, on nii? Jah. Nii, aga tänaseks on siis tõesti teemad kõik läbi võetud ja mis muud kui kohtumiseni. Ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage meile. Vastuseid tänasele küsimusele ja ka kõiki teiepoolseid muid küsimusi ja ettepanekuid saate osas ja saate teemade osas ootame endiselt meiliaadressile tv@arvutitark.ee. Kõike kaunist ja kohtume! Kohtumiseni!